Faktikontroll. Kas Euroopa Liit keelustab puupliidid? Eestis on viimasel ajal levinud väide, et puupliidid ja muud puidul töötavad küttekehad keelatakse ära. Kas see tähendab, et sinu puupliidiga kodus või maakodus, vanemate või vanavanemate juures ei saa enam pliidi peal putrukeet ega kartulit praadida? Ei. Mingisugust keeldu juba olemasolevatele pliitidele või küttekehadele pole plaanitudki. Euroopa Liidu regulatsioon, mida kavandati, oleks mõjutanud uusi ja veel valmimata tooteid. Nende puhul oleks uus kord tõesti tähendanud seda, et paljusid tooteid poleks saanud senisel kujul müüa. Need oleks tulnud arendada keskkonna säästlikumaks, mis oleks tähendanud ka nende kallinemist. Et aga müüt puupliitide keelustamisest pani paljud Euroopa poliitikud tagajalgadele tõusma, pandi vähemalt praeguseks seegi plaan seisma. Keetke ja praadige palju tahate ning rahustage ka vanemaid ja vanavanemaid. Tere, hea Delfi vaataja ja kuulaja. Sellel ajal, kui toimub jooksvalt palju erinevaid arenguid seoses Ukraina rahuprotsessi ja kõige muuga, teeme saateid tihemini. Seekord kohtume teiega Euroopa Parlamendis Brüsselis ja arutame olulisi teemasid taaskord heade eurosaadikutega. Tere tulemast, Urmas Paet Reformierakonnast. Tervist. Jana Toom Keskerakonnast. Tere. Ja Jüri Ratas Isamaast. Tere, aitäh kutsumast. Jüri, Vladimir Putin ütles eile, et tema riik ei plaani minna Euroopaga sõtta, aga kui Euroopa järsku peaks seda tahtma, siis on nemad selleks valmis. No mida Eesti rahvas sellest mõtlema peaks, et sõjaärevust köetakse pidevalt üles ja nüüd Putin sisuliselt ähvardab meid? Ma arvan, et iga eestlase kuklas on kogu aeg olnud see küsimus, eriti peale 24. veebruarit 2022, et kas Venemaa meid ründab, et kas me oleme piisavalt kaitstud, kas liitlased on meiega ja ma arvan, et see on täiesti arusaadav küsimus. Minu tunnetus on see, et Eesti on valmis, NATO on valmis, Euroopa Liit on valmis ja selliseid ründeid idatiivalt, ma pean silmas siis Venemaa poolt Euroopa pinnale, ma ei pea seda väga tõenäoliseks. Aga loomulikult see näitab seda, et Putin mängib kogu aeg terve maailmaga, mängib Euroopaga, mängib NATOga. Ma arvan, et ka kogu see võimalik rahu või vaherahuprotsess, mis täna on tegelikult see, et meie siin arutame, läänemaailm arutab, NATO välisministrid kogunevad täna, aga kes ei ütle selle kohta eriti midagi, on tegelikult Putin. Ja ma arvan, et tänases olukorras tema ei soovi seda mitte mingisugust rahulepingut alla kirjutada. Ma arvan, et ta teeks seda ainult juhul, kui Zelenski oleks veel rohkem nõus ennast alandama, me peame silmas siis seda esialgset USA pakkumist. Ja siin on nüüd Euroopa roll. Euroopa roll on näidata, et meie olemegi tegelikult Ukraina kõrval ja meie suudame panustada Ukrainasse, et nad ei peaks sellisele, alistumise peale minema ja oma territooriumite loovutamise peale. Urmas, miks ütleb Putin midagi sellist just vahetult enne seda, kui toimub kohtumine Witkoffi ja Kushneriga? Kas see on mingisugune ähvardus läbirääkimistaktika, mis on? No ega seal väga palju uut ei ole ju. Et selles mõttes, kui vaadata neid ikkagi põhjuseid, miks esiteks Venemaa peab juba Ukraina vastu 11 aastat sõda, teiseks, miks paralleelselt käib ka kogu aeg selline lääne negatiivses mõttes kompimine ehk hübriidsõda, sündmused siin ja seal, Brüsseli lennujaama kinnipanek droonide tõttu või raudteel plahvatused Poolas või kõik need sündmused, mis siin viimasel ajal on toimunud. Et need põhihoiakud ei ole ju muutunud ajas. Ukraina puhul tähendab see seda, et ta ikkagi ju selgelt soovib, et Ukraina oleks Venemaa mõjusfääris, et ta ei liiguks lähemale NATO-le, Euroopa Liidule. Teiseks, muidugi Ukraina puhul tahab ta saada kätte ka teatud territooriume, Krimm pluss Donbass ennekõike. Ja need eesmärgid ei ole kuhugi kadunud. Nii et kui vaadata ka seda viimast siis Vene-Ameerika paberit, mis praeguseks küll on nagu oluliselt muutunud ja kärbitud versioon, siis ega see ju ka tegelikult väljendas kõike seda. Ja ta on leidnud täna Ameerika Ühendriikide ja Trumpi näol siis sellise partneri, kelle eesmärk on, võib öelda rahu iga hinna eest. Seetõttu on ka need asjad nende kahe vahel nii kaugele kõnelustel läinud. Euroopa on täna, ma julgeksin öelda, mõlema silmis takistused kiiresti mingisugustele kokkulepetele jõuda.
ja noh, seda retoorikat tuleb ta siis Putini suust või tuleb ta seal Medvedevi suust aeg-ajalt või tuleb ta mõnikord ka Lavrovi suust või kellegi neljanda suust. Et noh, see on saatnud kogu aeg, ütleme siis neid sündmusi, mis paralleelselt on käinud ka mingite läbirääkimiste üritamisena, mis tänase seisuga paraku ilmselgelt ei vii kuhugi enne, kui Venemaa ei ole oma nende alus eesmärkides nagu valmis tagasi astuma ja tänase seisuga ma seda ei näe, sest ta näeb, et lääs on lõhenenud, et tal on võimalik ühelt poolt Euroopaga manipuleerida, kuna Euroopa sees on Slovakkia ja Ungari ja Orban, eks ole, alles paar päeva tagasi oli tähtsalt jälle Moskvas kohtus Putiniga ja siis on sul see Ameerika Ühendriikide ja Euroopa kui terviku vahelised väga suured lahkhelid ja usaldusprobleemid. Urmas ja Jüri ütlevad, et Venemaa ei taha rahu. Teine teooria on ka, kui ma vaatan Rosnefti majandustulemusi, neil läheb väga halvasti, kindlasti osalt ka sanktsioonide tõttu või peamiselt nende tõttu. See alternatiivne teooria on, et Putinil on tegelikult ka seda rahu vaja, sest et ta ei pea enam kauem vastu. Jana, on see nii? Ma arvan, et nii ja naa. Ühest küljest Rosneftile läheb hästi, teisest küljest me teame, et sõja jooksul kõige rikkamad venelased said 18 midagi miljardit rikkamaks. Nii et seal on ka oligarhide mõju ja ma ei usu, et Putin rahu tahab, kui siis sellise hinnaga, mis talle sobiks, sest ta ei saa endale lubada sellist asja, et see sõda oli justkui millekski. Ta peab sellega midagi võitma. Ja praegu tõesti need võtmed või see siis nagu jõuolg on muidugi USA käes ja ma arvan, et meie peamine probleem on see, et me kuidagi ei julge seda selgelt välja öelda, et selles protsessis Ameerika Ühendriigid ei ole Euroopa liitlane. Ja see on suur probleem. Ja pluss see, millest rääkis Urmas ja kogu see, kunagi meie president Kersti Kaljulaid, kui ta läks Putiniga kohtuma, siis kõik olid veidikene üllatunud ja tema ütles seda, et parem on olla laua taga kui menüüs. Hetkel nii Venemaa kui Ameerika silmis me ikka oleme menüüs ja see on probleem. Ja. Ma ütleks nagu kahte asja, et ma arvan, et selles mõttes on nagu Jaanal õigus, et Putin on kindlasti nõus sellele rahulepingu alla kirjutama nendel tingimustel, mis talle sobib. Ja väga lühidalt ma arvan, see on kaks tingimust, et Ukraina peab veel rohkem loovutama oma territooriumi ja teine tingimus on see, et igasugune NATO laienemine, kõik need punktid, mis olid enne 24. veebruari 2022 Venemaa poolt pandud lauale, on ju jätkuvalt nende pool lauale, ega nad pole neid ära võtnud. Aga sellega ma loodan, et ei NATO ega Euroopa Liit loomulikult ei nõustu ja ka Ukraina. Et see ei ole kindlasti õiglane püsiv rahu. Nüüd minu meelest ka see küsimus, mis oli, et miks tegi Putin selle avalduse just vahetult enne kohtumist. Et ma arvan, et see põhjus on suuresti selles, et tegelikult mulle tundub, et see ka nagu kommunikatsiooni kokkumäng on USA ja Venemaa vahel nagu rohkem koordineeritud. Et kui me mäletame viimast kohtumist Trumpi ja Putini vahel, siis juhtus peale seda nii, et Euroopa 10 liidrit tegelikult sõitsid Washingtoni Valgesse majja ja panid need punktid lauale, mis on meie jaoks olulised, mis on meie väärtusruumi jaoks olulised. Ma arvan, sellist kohtumist nüüd enam rohkem ei toimu. Seda Valge Maja, ma arvan, rohkem ei taha näha sellist pilti. Ja seda kahjuks. Aga see, et Euroopa Liit on menüüs, mis ütles Jaana, sellele ma nagu vaidlen vastu, sest ma arvan, et ikkagi viimase aja jooksul, eriti kui Trump on Valge Maja peremees, on tegelikult Ukraina püsinud eeskätt just Ukraina või selle Euroopa toel. Ja külmutatud varade puhul nüüd ma arvan, et me kõik vaatame nagu kohvipaksu peale, et kas see kokkulepe tuleb või ei tule, eks. Ja eks me saame siis kunagi Delfi järgmistes saadetes seda siis hinnata, kellel oli õigus või mitte. Ma ütlen oma arvamuse ära, ma arvan, see kokkulepe tuleb. Ma arvan, et Euroopa Liit leiab selle võimaluse, kuidas Belgia on nõus selle kokkuleppega kaasa tulema. Me tegimegi selle saate nii ruttu pärast eelmist eeldades, et siin saates me saame sellest ettepanekust rääkida. Et kas teie siin parlamendis ka taote rusikaga laua peale, et millal see ettepanek lõpuks tuleb, kas täna siis tuleb? Üks lause veel selle eelmise arutelu osa lõppu, et kahjuks on muidugi praegusel ajal ka veel eriti märgiline see, et seesama NATO välisministrite kohtumine, millest siin ju suuresti räägitakse, et viimase seisuga Ühendriikide riigisekretär ehk välisminister Rubio sellel üldse ei osalegi. Et
vaadates seda konteksti, et samal ajal on nende esindajad Moskvas, eks ole, kohtumas Putiniga, samal ajal on mingi tohutu ärevus selle võimaliku kokkuleppe teksti üle ja siis nii-öelda otseallikas, kellelt siis ülejäänud NATO liikmesriigid saaksid nagu küsida ja asju arutada ja ilmu üldse välja. Et noh, see selles mõttes on ikkagi väga nii-öelda kehv ka märgiline samm. Aga mis neid külmutatud varasid puudutab, siis mina küll näen seda, et selline šlikerdamine jätkub, et tegelikult 3 aastat ja rohkem on aega raisatud, et pigem nagu otsitakse kogu aeg võimalusi, miks seda ei peaks tegema, miks neid Vene külmutatud varasid ei peaks kasutusele võtma, küll on seal juriidilised nõksud, eks ole, küll on mingi poliitiline, üldine hoiak. Ja ega Belgia pole täna üksi ju selle vastane. Belgial muidugi on nagu see probleem, et enamik sellest rahast, eks ole, on Belgias, Belgia riik ka teenib selle raha hoidmise ja hoiustamise pealt ja mitte vähe, nii et neil on ka selgelt finantsiline küsimus lisaks kõigele muule. Aga ei maksa alahinnata siiski ka, et kui isegi Belgiaga mingi lahendus leitakse, et siis ajavad lipu püsti Slovakkia ja Ungari ja ütlevad, et nii ei lähe, eks ole. Et selles mõttes ka neid kahte. Nad ei ole praegu esil olnud selles küsimuses, sest neil ei ole väga vaja olnud, kuna Belgia on võidelnud siin ise selle raha hoiustamise jätkumise pärast. Aga kui nüüd mingi kokkulepe Belgiaga peaks tulema, siis ma olen päris kindel, et Slovakkia ja Ungari asuvad siis omalt poolt seda ikkagi torpedeerima. 2 nädala pärast ülemkogul, mis saab? Ma enne klaarin ära seda, mida ütles Jüri. Ma ütlesin, tsiteerin, et USA ja Venemaa silmis me oleme menüüs. Kas me seal tegelikult oleme, see on teine asi. Kuigi seda arusaama sisestatakse eurooplastele nagu igalt poolt, sest ikkagi infosõda ka jätkub. Mis puudutab ülemkogu, tegelikult Belgia peaminister ütles selgelt juba välja, et nad oleksid nõus selle peale mõtlema, et võtta kasutusele või siis selle raha arvelt nagu seda laenu tagada, kui teised liikmesriigid oleksid valmis seda vastutust nendega jagama. Ilmselt seda saab teha ka ilma Ungari ja Slovakkiata. Siin me peame peeglisse vaatama, mõtlema ka ise, kas me oleme selleks valmis, kas meie inimesed on selleks valmis. Nii et see saab olema hästi valus arutelu kõikides liikmesriikides. Kui me vaatame seda rahuprotsessi laiemalt, siis mingi hetk ilmselt see nõuab ka mingisugust referendumi läbiviimist Ukrainas, et ühesõnaga see on hästi pikk asi, aga samas alati öeldakse, et parem on ikkagi rääkida kui sõdida. Nii et see rääkimine, kuigi ta praegu justkui kuhugi ei vii, on ikka parem kui mitte rääkimine. We are now facing in Europe perhaps the greatest geopolitical threat, not since the Cold War, but potentially even since the Second World War, with Russia preparing to test NATO, preparing to try to destroy the European Union from within and to do that by the end of this decade. And on the other hand, us not knowing to what extent we can rely on the United States in deterring that threat. That our leaders wake up and get up and finally make sure that Europe can defend itself and deter any Russian aggression, that Putin doesn't even start thinking about attacking us. So in my idea, the best case scenario is that we do this all together and the Americans are fully on board. But even in the worst case scenario, we have to be able to defend ourselves and deter Russia, regardless of who's sitting in the White House. What we really have to be clear as Europeans, we can't make it dependent solely on the Americans. We have to become our own strength and our own power, be able to defend ourselves. I think in any scenario, for us, the strategy must be the same. Because if there is the worst case scenario and the Americans would be saying we are disengaging, what's the conclusion for us? It's to invest in our own defense and become stronger and able to deter them. But the good thing is, if we do these things, we actually also lower the probability of the Americans retreating. Because even the Americans want a strong European ally. So the stronger we are, the more likely it is that the Americans stay on board. And so I think for us, in some way, regardless of what the Americans are doing, we have a very clear mission, we have a very clear task, and I expect our European leaders to fulfill this task now. Our people have a right to be defended by our leaders. I very much hope that it's very clear for Ukraine that not only there is a perspective for Ukraine to ultimately join the EU, and I would say NATO as well, but at the same time we need to understand that we are supporting Ukraine not out of charity, but because it is our defense and our freedom and peace on the European continent that is at stake in Ukraine. So I would say very clearly, it is in our interest as nations, as Europeans, to support Ukraine
very clearly, sustainably, because that is our first line of defense against further Russian aggression in Europe. Me jääme siis ootama arenguid rahuprotsessi ja külmutatud varadega ja võtame vahepeal teise olulise teema Dianaga jätkates, et volinik ütleb, et 2040. aasta kliimaeesmärgid ei ole siis selle protsessi aeglustamine, vaid on kiirustamine. Samas on siin populistlikke jõude, kes ütlevad, et tavad rusikat rinnale, ütlevad, et nad on saavutanud mingisuguse lahjendamise või leevendamise. Et kuidas siis tegelikult on, et Euroopa Liidu kliimapoliitika liigub praegu mis suunas? No see on tegelikult selle poolenisti täis või poolenisti tühja klaasi jutt ja see, et populistid tauvad rinda, no see ongi nende suhtlusviis, nende kommunikatsiooniviis, nad teevad seda alati. Ja praegu lihtsalt siin mõned fraktsioonid olid väga õnnelikud, kuna nad said koos Rahvaparteiga teatud asjad hääletatud. Ja kui me vaatame, kuidas EPP, kuhu kuulub meie kolleeg Jüri ja kolleeg Terras, kuidas nad seda nagu enamust valivad nii-öelda, siis just kliimaeesmärkide osas nad nendega kaasa ei läinud. Ikkagi me hääletasime niinimetatud selle vana koalitsiooni raames neid asju. Nii et ma ei näe siin mingisugust suurt lõdvendust. Ja lihtsalt küsimus on selles, et on rohkem paindlikkust praegu lisatud. Lõppeesmärki pole keegi muutnud. Aga tegelikult me peame ka sellest nagu mõtlema, et vaat siin on kaks teemat. Üks on nagu sõda. Kas varsti on meil sõda või ei ole? Ja sellel taustal rääkida, et aastal 2050 me oleme CO2 vabad. No see on natuke jääb tagaplaanile, on ju. Ja siin majas on ka arusaam väga selge. Üks osa nendest muudatustest plaanis on siis, et CO2 heidete vähendamine, see kohustuse täitmine saab osaliselt kaetud välisriikidest üsinikukrediidi ostmise. Kas on nagu indulgentsi ostmine, et me siis saame siin rohkem CO2 heita ja maksta kinni teistele riikidele ja lõppkokkuvõttes olla ikkagi osa probleemist? No lühike vastus on jah. Et selles mõttes, kui on ju ka üks väga oluline kriitika kogu selle Euroopa Liidu kliimakavade osas on ju see, et isegi kui Euroopa Liit, pingutab naba paigast ära, et siis suur osa muust maailmast, suur osa muu maailma saastajatest teeb neid samu liigutusi oluliselt aeglasemas tempos. Et kui võtad globaalselt, et siis see nagu saastamise suurpilt ikkagi muutub väga vähe sellises kontekstis. Ja sellise sammuga, et kus öelda, et meil siin Euroopa Liidus on kena plaan, seda me täidame, aga tegelikult selle varjus nagu mingisugune osa sellest reostusest justkui lükatakse Euroopa Liidust välja, siis globaalses mõttes ja tegelikult kliimateema on globaalne, see ei ole ainult Euroopa Liidu küsimus, on see tõesti selline pea liiva alla surumine ja mitte just kõige sirgjoonelisem käitumine. Aga iseenesest ma väga nagu ka ei pabistaks nende kõikvõimalike eesmärkide üle selles mõttes, et kui vaadata seda trendi, mis maailmas, sealhulgas Euroopas on olnud viimastel aastakümnetel tegelikult, siis paljuski ka selline loomulik areng, majanduse loomulik areng, uued tehnoloogiad, kõik see on liikunud ju peaaegu samas sammus või rütmis, mis on seni olnud need eesmärgid. Ja kui projitseerida seda arengut ka tulevikku edasi, kui sul ei ole ka, ütleme nii, et need sellised poliitilised või ka bürokraatlikud otsused on mõistlikult paindlikud, siis ma tegelikult väga suurt draamat ei näe, sest niikuinii ka ettevõtjad, ka majandused on huvitatud nagu edasi arenemisest ja see ei ole ainult Euroopa, need on ka tegelikult teised suured majandused, nii et paljuski see toimub niikuinii. Ja mis Jana ütle, mis puudutab, et meil on siin nagu sõjaoht Euroopas, et kas me selles kontekstis peaksime üldse mingist kliimast ja muudest asjadest nii väga pabistama ja eesmärkidest. See on see, millest mina lihtsa inimesena aru sain. Aga ma tahan öelda, et tegelikult hoolimata sellest, et jätkuvalt, Venemaa siin tapab inimesi Ukrainas ja korraldab ka Euroopas igasuguseid asju, ma arvan, me ei peaks laskma ennast ka sellest nagu hoiakus selles mõttes halvata, et ikkagi nagu on hulk päris ja muid asju, millega tuleb igal juhul edasi tegeleda ja mitte lasta siis tegelikult kogu Euroopa igapäevaelu ja tulevikuplaane siis halvata sellel, mida parasjagu Putin või keegi teine seal Moskvas nagu teeb või ei tee, ütleb või ei ütle. Et eks nad seda ju tegelikult naudivadki seda olukorda, et kogu värk käib justkui nende ümber, Venemaa on jätkuvalt kuidagi müstifitseeritud.
Samas kui objektiivsed näitajad nii Venemaa majanduse, võimekuse, mille kõige osas räägivad teist keelt, ainuke mida täna Venemaal on oluliselt rohkem kui normaalsetel riikidel Euroopas on nahaalsus, ülbus, eks ole, ja selline kuritegelik mõtlemine. Jüri, teie Euroopa Rahvapartei hääletas osas küsimustes koos parempopulistidega, et kas seda hakkab rohkem järjest nägema, et sellest nii-öelda suurest koalitsioonist irdute, sellepärast, et te kaotate nendele populistidele hääli võib-olla? Ma arvan, et see üldtunnetus on see, et see esimene teema, mida me arutasime, julgeolek ja Euroopa kaitsmine on igal juhul number 1 teema ja ma arvan, et kõik teised teemad on selle järel. Teiseks, olgem ausad, et eelmisel tsüklis 5 aastat, kui Euroopa Liit rääkis peamiselt kliimast ja digist, siis ma arvan, et selle 5 aasta tsükli peamised sõnumid on majanduse konkurents ja julgeolek. Euroopa Rahvapartei on öelnud, et need on ühed peamised eesmärgid selle 5-aastase perioodi jooksul. Ja see, kuidas me hääletame, et jah, me hääletame tõesti alati selle poolt, et Euroopa bürokraatiat vähendada. Siin on olnud meil konflikt, eks ju, sotsidega ja ka Renewga ehk liberaalidega. Euroopa Rahvapartei on öelnud, et kui on tegemist majanduse konkurentsivõimega, siis me seda toetame, julgeolekut ja põllumajandust. Ja kui nendele ideedele tuleb juurde hääli ka, ütleme, paremtiivalt, siis see nii on. Kui rääkida statistikast ja vaadata statistikat eelmises koosseisus, selles koosseisus, kuidas 3 suurt jõudu, no tõsi, seekord Renew ei ole enam 3 suure jõu sees, aga ütleme, see nii-öelda samameelsete koalitsioon, kuidas ta on hääletanud, siis see protsent on enam-vähem sarnane, et siin mingit suurt muutust ei ole. Nüüd, mina küll ütlen, et tegelikult selles 2040, olles olnud ise ka Euroopa Rahvapartei just ITRE komisjoni arvamusandja variraportöörina, siis ma arvan, et selge on see, et see muutus saab olema üsna tugev võrreldes viimase 5 aasta seisuga, kus tegelikult tehakse palju rohkem just sellel liinil, et meil oleks inimeste toimetulek ja meie ettevõtete konkurents kliimaeesmärkide tõttu ei väheneks nii drastiliselt. Siin meie taga on postkastid ja need illustreerivad ilusasti, et Eestist on 7 saadikut siin Euroopa Parlamendis, Saksamaalt on 96 ja midagi ei ole teha, aga Saksa autotööstus on täna käpuli või nende seis on väga keeruline, ütleme nii. Ja selge on see, et Euroopa Rahvapartei on ka näiteks öelnud välja seda, et 2035 uute sisepõlemismootorite autode turule toomine, et ka see otsus tuleb üle vaadata. Mis minu arvamus oli ja teie küsimus ka, millele Urmas Paet vastas, et ma arvan, et see ei ole üldse probleem, et me anname seda lõtku juurde, et saab teha ka väljaspool Euroopa Liitu ja täita kliimaeesmärke, niinimetatud seda süsinikukrediiti, et kui Euroopa liikmesriigid ei tee seda 90% oma pinnal, vaid teevad näiteks 5% seda kuskil mujal, ma ei tea, Ukrainas näiteks või Lääne-Balkanil, kes on meie kandidaatriigid, et ma arvan, et see ei ole üldse halb mõte, et kokku päeva lõpus ei ole tähtis see, mis juhtub Eestis, Saksamaal, vaid tähtis on see, mis juhtub siin maakeral kokku. Ja ma arvan, selle paindlikkusega sisse toomine, mis oli ka üks minu mõte, et näiteks ei peaks olema, et me igas sektoris peame jõuga seda 9% kätte saama, vaid vastupidi, et kui teatud sektoris saame, teatud sektoris saa, et need tasandavad. Ma arvan, ka see on mõistlik. Ja Eesti jaoks on seal 2 head sõnumit sees. Üks on see, et investeeringute osas peaks võtma arvesse geograafilist tasakaalu ja teine on see, et kui on kogu aeg räägitud selle süsiniku püüdmisest ja salvestamisest, siis ma tegin ettepaneku, et ka kasutamine võiks seal sees olla. Ja teatavasti Eesti nii ülikoolid kui ettevõtted on juba selle peale läinud, et läbi kasutamised CO2 samuti siduda. Jana, poliitiline surve hakkab ilmselt suurenema, kui inimesed saavad suuremaid elektriarveid, küttearveid Eestis kaasa arvatud, kus meil hakatakse põlevkivi välja suretama. Et kas võib juhtuda, et Euroopa Rahvapartei ühel hetkel ütlebki teile aidaa ja Renew jääb opositsiooni? Euroopa Rahvapartei saadikud toetasid tund aega tagasi minu raporti, mille nimeks on õiglase ülemineku direktiiv, kus me just näeme seda ette, et õiglane üleminek peaks olema õiglane, et tööinimesi tuleb kaitsta, töökohti peab looma, ei tohi selle asja lõpetada 2 aasta pärast ja teha nägu, et kõik on tehtud, kõik on hästi. Nii et ma loodan, et seda ei juhtu, aga ma tahan siin ühe asja ära klaarida. Jüri mainis, kui mööda minnes, et võis jääda kõlama, et liberaalid on kuidagi
konkurentsivõime tõhustamise vastu, mis ei vasta muidugi absoluutselt tõele. Mul on endal kogu aeg probleemid fraktsioonis, sest inimesed üritavad olla ikka, mõned ikka usuvad, et on olemas mingisugune nähtamatu turukäsi, kes paneb asjad paika. Nii et konkurentsivõime on meil kindlasti DNA-sse sisse kodeeritud. Teie konflikt oli tegelikult sotsidega, mitte liberaalidega selle omnibussi osas. Aga no see selleks. Et ma väga loodan, et EPP seda ei tee, aga elu näitab, sest praegu üleüldse olukorras, kus kõik seavad endale mingisugused punased jooni, sellega ma ei räägi, see tegelikult kahandab väga tugevalt seda läbirääkimisruumi ja seda me nägime ka Tallinna koalitsiooni moodustamise käigus. Seda näeb poliitikas igal pool on ju. Nii et EPP praegu osavalt murdis sealt välja, neil enam neid punaseid jooni väga ei ole, ma arvan, et teised varsti teevad sama. Ja siis see pilt on hoopis teistsugune, kui ta on täna. Urmas, kas me suudame 2040 neid kliimaeesmärke täita või survestatakse neid varem või hiljem neid lahendama? Ma ei ole seni ennast hiromandiks pidanud, aga ma arvan, et selline mingi visioon ju võiks olla. Kindlasti ei peaks ükskõik millise pikaajalise plaaniga, nagu kui on näha, et see mingil hetkel selgelt jookseb terve mõistusega konflikti, et siis hambad ristis sellega edasi minema ja ma arvan, et seda tervet mõistust hoolimata kõikidest nendest turbulentsidest siiski on aastani 2040 piisavalt, et vajadusel teha korrektsioone, aga veel kord, mingisugune ju visioon võiks nagu olla, mitte ainult vaadata seda, mis nagu täna peale lõunal juhtub. Ja, aitäh Urmas Paet, Yana Toom ja Jüri Ratas. Selline oli saade seekord ja aeg on selline, et me kohtume taas juba lähinädalatel. Kõike head!